stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Esimene dekaad õiekuust on läbi saanud, on 11. maikuu hommik aasta 2026 ja hommikuprogrammis ei keegi muu kui Donald Trumpi muusikasega Heimar Lenk istet võtnud, krabistab siin oma stsenaariumi paberitega. Tavaliselt varem tuli ikka kohale umbes 5-kilone patsakas ajaleht oli ka kaasa võetud, aga nüüd on kuidagi paberimajandus kokku kuivanud selles mõttes, et on vilusasti nagu ühel korralikul show'l stsenaariumina kirja pandud, nii et tahame kõik kuulda saada, millest jutud rääkima hakkavad. Aitäh sissejuhatuse eest ja tere Meelis ja tere head raadiokuulajad, Kaguraadio kuulajad. Ja meie saate sissejuhatus on pisut eksitav, sellepärast et ka täna on pakk lehti siin laua peal, lisaks veel 2 raamatut kaasa võetud isegi. Ja üks nendest on Edgar Savisaare raamat Kohtukõne ehk kuidas ma ennast Eesti õigussüsteemist lahti haakisin. Selline raamat. Ja teine raamat on Sündikaat 2, politsei põlevik. Ma ei tea, kas sa Meelis oled lugenud, näinud seda üleüldse? Seda ma pole üleüldse näinud isegi poole silmaga mitte. No võt, see on meil põnevik ja rahva lemmik praegu ja nii edasi. Et me kasutame kahte raamatut ka veel tänases saates. Ja ajalehtedest on näiteks mul kaasas siin, mis varem meie saates peal olnudki ajaleht Kesknädal. Sa panid selle printeri varju, sellepärast ma ei näinud. No võt, jah. Peitsid ära igaks. Sinu töö autoritega jääb, näed, väheseks. No ongi, jah. Ja peale selle pole sa tulevastele põlvede löönud, mis päev on ja kas lumi sajab või ei sajab. Mis mõttes, mis päev? Jah, mis päeval meil saade on, kui nad leiavad kuskil kivihunnikust, kuskil koopast meie saate pärast maailmasõda. No ma ei tea, kas siis enam päevade arvestust peetaksegi. No nad saavad vähemalt teada. Ma arvan, et peale suurt sõda on uus kalender ja uus aja arvamine üldsegi. Kõik võib olla. Aga me siis alustaksime ja head kuulajad, kas te teate, võib-olla ikka paljud teavad, võib-olla paljud ei tea, ma loodan, et paljud ei tea, on olemas meil Eestis MTÜ, see on siis mittetulundusühing Põhimõttekoda ja selle eesmärk on tugevdada Eesti pikaajalist kestmist, pakub mõtestatud ja terviklikku ning vastutustundlikku mõtte- ja poliitika sisendit. Niimoodi on selle MTÜ nii-öelda see reegel, mille järgi nad töötavad ja nemad siis uurivad Eestit. Ta pidi olema küll Isamaa kallakuga see Põhimõttekoda, see pole praegu tähtis, aga nendelt ilmus nüüd siis raport, mille autor või ühe osa, majandusosa autor on Bigbank analüütik Raul Eamets. Ja saadet tulebki alustada sellise üsna minoorse või mitte nüüd väga palju elujõudu andva loosungiga, mida Eamets ütles ja ta tegi tal on põhjalik pikk selline majandusülevaade Eesti olukorra kohta ja tulemus on pandud ühte lausesse ja ma loen selle lause nüüd ette, see on tsitaat. Seda ütleb siis tark majandusteadlane, analüütik ja ökonomist ja kõik kokku ja veel pangatöötaja ja muidugi hästi teeniv pangatöötaja ja ta ütleb niimoodi, et oleme teel 5 kõige vaesema riigi hulka Euroopas. See on siis tõsise uurimuse tulemus nüüd, teadlaste ja pankade uurimus. Me oleme, Eesti tähendab, on teel kõige vaesema riigi hulka Euroopas. Ja torkas silma selle analüüsi juures oli ka palju kommentaare ja üks, selline tõsine kommentaar, paljud on niisama. Meie kommentaaride tase on ju Eestis väga alla käinud, et ikkagi, et kas sa hommikul unustasid tabletid võtmata ja kas sul hommikune konjak on juba võetud ja umbes niimoodi. Aga on ka mõningaid tõsisemaid arvamusi ja kommentaare ja üks näiteks oli nendest Juhan Telgmaa. Inimesed mäletavad, oli varem siin ülemineku aastatel oli kõvasti poliitikas ja ta on ka majandustegelane Juhan Telgmaa, tark mees ja tema tsitaat, ma loen nüüd ette selle uurimuse kohta. Juhan Telgmaa ütles niimoodi, nagu Andrus Ansip selle 5 rikkama hulka loosungi välja käis omal ajal,
siis tegelikult läks tõide see, mida ütles professor Mati Heidmets ettenägelikult Ansipile vastates, et meie tee viib pigem viie vaesema riigi hulka kui viie rikkama riigi hulka. Ja Mati Heidmets, tema on professor, teadlane, tema ütles seda 20 aastat tagasi. Ma olin selle ajal Riigikogus ja mäletan, kuidas Ansip käis meil kogu aeg esinemas Riigikogu ees ja hüüdis oma loosungid, et Eesti peab jõudma viie rikkama riigi hulka. Ja sellele vastas siis Mati Heidmets juba tol ajal, nähes ette Eesti arenguid 20 aastat tagasi, et me läheme hoopis viie vaesema riigi hulka. Ja nüüd ongi siis käes see aeg, kui me oleme jõudnud oma 20 aasta majandus, ütleme, algul ikka majandusedu oli meil, aga nüüd oleme suutnud Eesti eduloo maha mängida. Et see on ikka tõsine asi, mis paneb mõtlema ja teeb kurvaks ja isegi kaunil kevade kuulsil viib mõtted selliste, hullud mõtted tulevad pähe, et kuhu me üldse jõuame. Ja kui ma kuulasin siin nädalavahetuse neid poliitilisi saateid või neid kommentaarisaateid siin Eesti raadiojaamades mitmetes, siis oli niimoodi, et arutati ainult, kuidas moodi saaks maksusüsteemi ümber teha. Ja ma pole kuulnud ei ka Eametsa käest muide mitte, ega ka Heido Vitsuri käest pole kuulnud või siin Neivelt veel esineb meil siin tihti peale, et mitte keegi nendest meestest ei suuda öelda või ei ole isegi tõstnud üles küsimust mitte selleks, et kuidas raha kokku hoida, nagu nad kõik räägivad, aga keegi ei räägi sellest, kuidas Eesti saaks raha rohkem toota, ühesõnaga rikkam olla, kuidas moodi Eesti saaks oma majandusele jalad alla. Tähendab, neid mehi mina kuulnud ei ole. Võib-olla siin Vambolo Kolbakov ütleks selle kohta midagi tarka, aga tema ei pääse suurele tribüünile näiteks, siin Kaguraadios on ta sageli esinenud. Aga ma ei näe neid, ei kuule neid inimesi, neid ekraanile ei lasta, kes võib-olla oskaks midagi öelda, kuidas edasi minna. Nii et üsna tõsine seis on Eestis välja kujunenud ja ühe raadiokanalil üks tuntud ajakirjanik ütles, et see asi lõpeb sellega, et tulevad mustades mantlites mehed üle ookeani, sõidavad Eestisse, need on selle ülemaailmse rahandusorganisatsioonide tegelased, IMF-i spetsialistid tulevad siia, lükkavad meie ametnikud kõrvale, istuvad ise laudade taha ja hakkavad meie majandussüsteemi ümber tegema. Et see on tulevik. No, see on niimoodi utreeritult öeldud, aga paistab, et sinna see asi ka läheb. Ja Eamets ütleb oma analüüsis niimoodi, et suurem inflatsioon, see on nüüd tsitaat, suurem inflatsioon ja majanduslangus jõuavad meile kohale umbes järgmisel aastal, Meelis ja head kuulajad. Nii et vastu talve läheme me üsna nukrate mõtetega, mulle tundub. Ja Eamets jätkab veel, et me siseneme pikemasse tsüklisse, kus me peame arvestama, et hinnatõusud on kiired ja see jääb päris mitmeks aastaks kestma. Ja me ei pääse ka astmelisest tulumaksust, ütleb Eamets, ja siis ta tuleb välja veel ühe jõhkra loosungiga, mis sai kohutavalt suure vastukaja sotsiaalmeedias. Eamets ütles niimoodi, me võiksime külmutada pensionid Eestis paariks aastaks. Ja ma arvan, et mitte midagi ei juhtuks pensionäride sissetulekutega, kui me neid pensioneid ei indekseeri paar aastat, jätame samale tasemele. Nad saavad hakkama, ütleb Eamets. No tark mees küll, aga nii rumal, et tuleb sellise väitega välja, et pensionärid saaksid hakkama. Ma ei tea, kuidas selle 700-800 krooniga hakkama üldse peaks saama praegugi. Ja nüüd suur teadlane tuleb ja ütleb, et ärme siis üleüldse tõstagi neile enam ei pane vastavusse siis elukalliduse tõusuga. Ja ajalehes Kesknädal, mis mulle anti siin kätte, Põlvas oli üks tähtis koosolek eelmisel nädalal ja seal seda lehte ka siis jagati ja seal Kesknädal
kirjutab väga tõsiselt sellest probleemist ja ütleb eakate kohta niimoodi, et ma tsiteerin, üheks valusamaks löögiks oli pensionäridele keskmise pensioni taasmaksustamine, mida tegi Reformierakond. Varem oli pensionid ju maksust puhtad, nüüd nad on taas maksustatud ja siin tekib alati küsimus, et kuidas saab Eesti riigis maksustada ühte sama summat või tulu mitu korda, sellepärast et pensionärid, kui nad töötasid ja olid nooremad, siis nad maksid kõike tulumaksu ja sotsiaalmaksu ja pensionifondi maksid oma raha ja nüüd, kui nad oma raha saavad tagasi sisuliselt vanas põlves, peavad jälle selle pealt maksu maksma, et see on vapustav, missugune süsteem on Eestis välja kujunenud. Ja lisaks veel kõik käibemaksutõusud ja tulumaksutõusud ja nii-öelda pensionäri olukord on üsna nigelaks muutunud või ligelaks, ütleme, kujunenud. Ja vahepeal ma mõtlesin veel kaasa, Meelis ütles, mul pole allikaid kaasas, näed, mul on allikaid kui palju. Isegi selline tuli mulle koju raamat, mille pealkiri on üsna tõsine, finantsjuhtimine. Näed, terve raamat tuli koju, hirmsa koleda pildiga peal, alla käigu mingi spiraal jälle. Ja siin öeldakse nüüd mitte ainult pensionäride kohta, vaid kogu Eesti rahva kohta. Tsitaat, kõigest 1 kuu jagu omavad sääste 30% Eesti tööealistest. No ma tõlgin selle lause lahti, ühe sõnaga 30% Eesti peredest suudavad vastu pidada 1 kuu ilma palgata. Näiteks täna saad tööd lahti, siis 6 aja pärast oled sa vaene rott, sest rohkem säästusi perekondadel ei ole. Et selline on pilt tänases Eestimaas. Eestimaal tähendab 11. mail aastal 2026, kui kell oli 8 ja 13 minutit. Ja nüüd ma ütlen veel siia juurde. Kui nüüd Eamets ütles, et tuleks pensionid külmutada, Mart Laar omal ajal, ma mäletan, ütles, et pensioni võiks päris maksmata jätta, nii raske olukord oli riigis, siis ta sai ilmatu kohutava laviini sõimu ja pärast kaotas ka võimu, aga nüüd on siis sama teema üles tõstetud ja nüüd küsitakse vastu sotsiaalmeedias, et miks siis meie juhtivad töötajad, nagu ka Eamets ise, kes on Bigpanga palgal, kui ta on seal peaökonomist ja analüütik, no võib arvata, ta hästi teenib, et mispärast meie need mõttehiiglased ja siis meie, ma ei taha öelda eliit, aga meie nomenklatuur, siis peaminister ja tema asetäitjad ja ministrid, miks me ei võiks siis rahvale, nemad ei võiks siis rahvale eeskuju näidata ja panna ka oma palgatõusu külmutada ja võib-olla teha selline ilus selline samm astuda, et rahvale jõudu anda ja näiteks anda siis oma palgast 1/10 ära iga kuusil raskel ajal või 5% või midagi. 10 kirikumaks on ju väga inimlik ja jumalik isegi, et mispärast need mehed ja naised oma enda tulude kallale ei lähe, mis pidevalt tõusevad ja praegu meie juhtivate töötajate siin siis peaminister ja Riigikohtu esimees ja nende palgad on kõik nüüd juba kuus üle 10 000, et et sealt võiks 1000 küll ära anda riigi hüvanguks, ma ei ütle, et sellest riik nüüd rikkaks saaks, aga see oleks sümboolne selline samm, mis annaks ka rahvale jõudu juurde, et näed, et mina kannatan, aga näed, meie juhid ka kannatavad, Juhan Liiv andis oma vana pintsaku isegi ära, eks ju, riigi heaks. Et vaat sellised mõtted tulevad siin esmaspäeval pähe, kui sa kuulad seda ja see, et pankur ei soovita ja täpselt veel, et pangamaks oleks võinud Eamets siis soovitada ju, kuidas raha saada. Ja selliste mõtetega me siin oleme siis ja sama teema oli arutusel ka Raadio 7 saates Keskhommik, kus Keskerakonna poliitikud Mihhail Kõlvart ja Anneli Ott arutasid sama asja pensionide külmutamise kohta ja nemad pakkusid ka välja, et pangamaksu võiks hoopis teha selle asemel, et püüa pensionid kinni hoida. Kuulame, mida siis Mihhail Kõlvart ja Anneli Ott arutasid Raadio 7 saates Keskhommik. Kui üks panga analüütik ütleb, et tegelikult meil on selline olukord, et pensionit ei saa enam indekseerida ja ei peagi indekseerima, siis minu esimene küsimus on,
aga miks panga esindaja ei paku meile pangamaksu? See oleks solidaarsuse printsiip, rääkimata sellest, et täna pangamaks on jälle väga aktuaalne, kuna Euribor kasvab. Euribor kasvab, pangad saavad lisakasumi ja sellest kasumist võiks tõepoolest osaliselt sotsiaalsüsteemi ülal pidada. Mulle tundub, et kui me räägime indekseerimisest, siis me räägime pensioni tõusust. See ei ole nii. Pension indekseerimisega ei kasva. Tänu indekseerimisele pension säilitab enda ostujõudu. Ehk siis kui mitte indekseerida, siis tegelikult pensionärid iga aastaga saavad vähem. Summa jääb samaks, aga teadaolevalt koos inflatsiooniga ostujõud langeb. Ehk siis me kodeerime sisse sellega pensionäride vaesustamist, mida me praegu juba niikuinii näeme, et meil ongi Euroopas kõige vaesemad pensionärid. Et miks me just alustame meie eakatest, nendest inimestest, kes on oma panuse nagu ühiskonna ehitamisse ja arendamisse nagu andnud ja kuidas me ei näe nagu seda, et miks me täna seda teemat jälle arutame, mis on need sammud, mis on tehtud selleks, et me ei peaks seda teemat arutama, et me ei peaks leidma lisavahendeid, et riigieelarvet kuidagi jälle täita ja opositsiooni poole poolt, Keskerakonna poolt me oleme pidevalt pakkunud välja erinevaid võimalusi, sealhulgas pangamaks, toiduainete käibemaksu langetamine. Me oleme tõstnud pensioni selleks, et ka see indekseerimine oleks suurema võimendusega, sest kui pensioni summa on kogu aeg sama, siis indekseerimine küll natukene võib-olla hoiab seda taset samal tasemel, mis ta on, eks, aga ta ei anna nii-öelda võimendust juurde. Aga Keskerakond on olnud see, kes on ka pensioni tõstnud selleks, et indekseerimine annaks siis tugevama tõusu veel kord juurde, aga need, kes täna juba pensionärid on selles süsteemis oma panuse andnud, siis nende pealt siin mingeid kärpeid arutada on täiesti lugupidamatu ja vastutustundetu. Selline teema siis saate alguseks, aga me läheme nüüd hoopis teise teema juurde ja sellest majandusraskustest rohkem praegu hetkel ei räägi, sest sel nädalal oli üks sündmus eelmisel teisipäeval, mida võiks nimetada ka Eesti Vabariigi õigussüsteemi arengus pöördepunktiks. Vähemalt ma loodan, et see pöördepunkt tuleb. Nimelt oli suur pressikonverents, kus me rääkisime Eesti õiguskaitsesüsteemist, mis sai kohutavalt terava kriitika osaliseks ja tembeldati Eesti riik uuesti nii-öelda tuntud poliitikute ja asjatundjate poolt süvariigiks. Ja alustamegi nüüd seda süvariigi sõna on palju kasutatud, paljud räägivad, aga kas me teame ka, mis asi see süvariik on? Ma sellepärast hästi lühidalt tooksin siin välja selle mõiste, mida see süvariik siis tähendab. Ta on väga negatiivse maiguga iseloomustus mõne riigi kohta, aga Eesti kohta käib ta praegu väga hästi. Ja ma tooksin siin matemaatika Aivo Lille sellise määratluse ja tema on kirjutanud, mis on süvariik. Ja ma nüüd loen tsitaadina või jutumärkides ja Aivo Lill on kirjutanud niimoodi. Süvariigis kujundavad salaja poliitikat, mitte poliitikud, vaid mõjukad ametkonnad, kohtuasutused, eri- ja salateenistused ja seda tehakse rahva poolt valitud esindajate selja taga. Prokuratuur ja kohtud ei näe ametkonna ega ajakirjanduse rikkumisi. Nad justkui ei paneks neid tähele. Ja selle eest vastutasuks
ajakirjandus omakorda ei märka ametnike rikkumisi ega kohtute kahtlaseid otsuseid. Süvariigis täidavad sarnase maailmavaatega või omavahel tuttavad inimesed enamuse olulistest ametkohtadest. Ajakirjanduses, meedias, prokuratuuris, kohtutes ja muudes juhtivates ametkondades. Ja võtmetegijad süvariigis on ajakirjanduse juhid. See on siis härra Lille määratlus ja ma loen veel ühe lause siin edasi, et hakatakse mingit maailmavaadet võimendama ajakirjanduses ning ühiskonnas tekibki tegelikkusest ja rahva arvamusest hoopis erinev ja väga valesti peegeldatud pilt, millega siis kujundab ajakirjanduseks. Ja see lõhe on suur just nimelt selle rahva arvamuse ja siis selle peavoolumeedia vahel. Ja lõhe ametliku ehk peavoolumeedia arvamuse ja internetis leviva alternatiivse meedia ehk siis teistmoodi mõtlejate vahel on suur lõhe. See on siis süvariigi iseloomustus, mis on välja toodud ja ma toon siia juurde kohe ka veel nüüd, me kuulame praegu teoloog ja mõtleja Veiko Vihuri, on tark mees ja tema on siin alternatiivmeedias sageli esinenud ja rääkinud samamoodi seda süvariigi olemust, et riiki ei juhi mitte valitud rahvasaadikud, isegi mitte peaminister, isegi muidugi mitte president, vaid juhivad jõustruktuurid, no meil kapo ja siis prokuratuur ja veel mõned saladuskattega kaetud organisatsioonid ja nemad siis ütlevad peaministrile, ministritele, mida tuleb teha. No mulle meenub, et nõukogude ajal, nõukogude Eestis oli sama lugu. Ministeeriumid ja ministrid kuulasid väga palju seda, mida mitte kapo, vaid tol ajal siis KGB või varematel aastatel NKVD neile ette ütles selleks, et nemad teadsid nagu paremini, kuidas riiki juhtida ja õigel kursil hoida. Kuulame siis nüüd Veiko Vihuri määratlus süvariigi kohta, mille ta tegi Markus Järvi poolt juhatatud Objektiivi raadiosaates. Veiko Vihuri siis ja süvariik. Minu meelest just need laused ütlevad tabavalt ära selle, mida tuleks siis süvariigi all mõelda. Võim, milleni ei ulatu demokraatlikud esindus- või vastutusmehhanismid, olukord, kus riigi institutsioonid toimivad poliitiliselt omal initsiatiivil või repressiivselt ilma kontrollita ja ilma vastutuseta. Ja nüüd kitsamas tähenduses peetakse süvariigi all silmas peamiselt riigi erinevaid julgeolekuasutusi. Eestis me räägime siis konkreetsemalt Kaitsepolitseiametist, tegelikult ka teabeametist või välisluurest, mis nimega ta nüüd iganes on, ja sinna juurde võib siis liita ka prokuratuuri. Ühesõnaga, et tegemist on siis asutustega, kellel on ühelt poolt menetlusvõim, kes võivad algatada erinevaid menetlusi, kriminaalmenetlusi inimeste suhtes ja kellel on ka võimekus hankida informatsiooni, kasutades siis selleks igasuguseid jälitustehnikaid ja meetodeid pealtkuulamistest alates ja igasuguse liikumise jälgimisega lõpetades. Nii et need on riigiasutused, kes valdavad informatsiooni ja kellel on ka selles mõttes võim seda informatsiooni vajadusel ära kasutada, et nad saavad algatada menetlusi ja siis võtta need oma nii-öelda ohvrid pihtide vahele, kas siis õigustatult, kas need inimesed tõesti, keda hakatakse menetlema, teevad siis midagi seadusvastast, midagi riigikorra vastast või kasutatakse seda ka puhtalt poliitiliste protsesside suunamiseks. Sest minu meelest süvariik on enda olemasolust Eestis teada andnud eriti just alates 21. aasta jaanuarist, kui võeti maha Jüri Ratase valitsus. See initsiatiiv lähtus Kaitsepolitseiametist. See tehti teoks prokuratuuri kätega
aga initsiatiiv tuli Kaitsepolitsei ametist ja see tähendas tegelikult võimupööret, mis on siis loonud praeguse poliitilise olukorra Eestis. Selle tupikseisu, kus siis Reformierakond on võimul koos oma satelliitidega ja lahti neist mitte kuidagi ei saa ja mitte mingisugused mehhanisme tegelikult rahval võimu teostamiseks või arvamuse avaldamiseks efektiivsel viisil ei ole. Ja nüüd eelmisel nädalal või see nädal, mis nüüd eile lõppes, eilse pühapäevaga lõppes, oli siis selline sündmus, juhtus või õigemini korraldati Eestis, mis lõi süvariigi vundamenti, minu meelest ühe ähvardavad suure prao või mõra. Ja löök oli suure haamriga, võib-olla auruhaamriga võiks võrrelda, ja väga võimas. Ja haamrik sai tähelepanuväärne pressikonverents. Ja pressikonverentsil räägiti just sellest süvariigist, tema õiguskaitseorganitest ja ettevõtja, majandustegelane ja nüüd ka juba poliitik Kersti Kracht mõisteti korruptsioonikuriteos õigeks, tema korruptsioonikuritegu oli valesti varem hinnatud, ta mõisteti õigeks ja selle õigeks mõistmise teemal andsidki pressikonverentsi vandeadvokaat Oliver Nääs, EKRE esimees Martin Helme ja siis Kersti Kracht ise. Ja me teame, et see protsess oli ja oli ka pressikonverents, aga palju me teda kuulasime või palju nad jälgisid, sellepärast ma tuletan seda praegu meelde, sest see on tõesti Eesti lähiaastate poliitikas üks väga tähelepanuväärne sündmus ja lootustandev minu meelest sündmus. Ja Kersti Krachti protsess on kestnud 5 aastat ja teda on siiamaani nii õiguskaitseorganite kui peavoolu meedia poolt tembeldatud nii suliks kui korruptandiks. Ja üle 200 räigelt hukka mõistvaid artikleid on ilmunud ajakirjanduses tänaseks nüüd süütu kohtualuse kohta. Nüüd inimene on süütu, aga ajakirjanduses on tema enda arvestusel siin ilmunud umbes 200 avaldust või kirjutist või reportaaži, mis on nimetanud teda siis korruptandiks. Ja proua Kerstil olid need materjalid kõik välja trükitud ja need kaustad olid ka pressikonverentsi laual. Ma ei tea, silma järgi olid nad 3-40 sentimeetrit kõrged, aga eile veel Kersti Kracht veel esines raadios ja siis ta ütles, et need kaustad on ainult esimeste 3 kuu materjalid. Kui kõik tuua siia, siis oleks see laeni võib-olla see virn seal nendest materjalidest, mis on tema kohta halvasti öelnud, halvasti kirjutanud ja valesti iseloomustanud teda. Ja siis kohtualune Kersti Kracht küsiski saalis istuvate ajakirjanike käest, et mis te arvate, mis võiks nendes kaustades olla? Siis ta oli tükk aega vait ja vastas ise. Ja ajakirjanikud muidugi jäid seal, kellel suu lahti, kellel suu kinni, keegi midagi ei julgenud vastata, sest seal mitmed ajakirjanikud ise olid nende artiklite autorid, ja olid ise Kersti Krachti kohta igasugust prahti kokku kirjutanud. Ja siis vastust ei tulnud ja siis Kersti Kracht ise vastas ja kuulame seda hetke, kui ta nüüd ajakirjanike käest küsis, et mis te arvate, mis siin on, ja ajakirjanikud ei julgenud tunnistada, et need on need samad meie valeartiklid, mida me teie kohta välja mõtlesime ja valesti kirjutasime. Kuulame Kersti Kracht. Ma tahaksin teie käest küsida, et mis te arvate, mis on nendest kaustades? Mis te arvate, mis siin on? Need on kõik väljatrükid, lugupeetud meedia, teie negatiivsetest hinnangutest minule ja süüdimõistmistest. Ekspress Grupp hiilgab 98 üllitisega, peaaegu poole vähem on Postimehel 54 ja 46 me saime ERR-ilt. Need on kõik välja trükitud koheselt peale seda, kui kõik need asjad juhtusid, sellepärast, et me teame, et meedia kavatseb aeg-ajalt mõningaid asju ära kaotada.
mida enam isegi Google'i otsinguga ei leia. Juba mõned päevad tagasi oli tore vaadata, kuidas mind eelmine kord kõik meediamajad nii-öelda vangi mõistsid ja seekord olid mõningad asjad juba kadunud. Ja siin tulebki nüüd välja seesama olukord Eestis, mis on nüüd meil välja kujunenud viimase 30 aasta jooksul, et lihtsalt enne, kui kohtuotsus tuleb, isegi enne, kui tulevad mingisugused, ütleme seal prokuröride arvamused avalikkuse ette, ajakirjandus tembeldab inimese süüdi, materdab ta ära, annab talle juba omalt poolt karistuse, haavab selle inimese tervist, haavab tema perekonnaelu, tema õnne, karjääri muidugi tööl, tavaliselt need inimesed lähevad töölt minema või lastakse lahti, kes on suure eeluurimise all ja niimoodi rikutakse inimeste elusid. Ja ka praegu siis Kersti Krachti on kaitsepolitsei ja prokuratuur jälitanud üle 5 pika aasta. No see on ikka suur kannatus, kui sa igal hommikul tõused üles ja sulle tuleb kohe meelde, oi, täna on jälle õudne päev, täna jälle minu asja arutatakse ja pean minema rääkima või ülekuulamisele või nii edasi. Ja niimoodi 5 aastat järjest, katsu sa siis olla veel perekonnapea või katsu sa olla siis Kersti Kracht ise on jurist, õnneks, et tal oli seda julgust ja seda tugevust juristina siis võidelda nende õiguskaitseorganite vastu. Ja nüüd ringkonnakohus nüüd, eks ju, see oli üle-eelmisel nädalal, ringkonnakohus lasi selle Kersti Krachti, seal oli veel ettevõtjad Toomas Tamme ja Hillar Teder mängus, need on kõigeks mõistetud. Ringkonnakohus laskis selle prokuratuuri ja kapo töö, sellise uurimise töö, no võiks öelda sõela põhjaks. Meil ei ole aega siin kõiki neid punkte lugeda, see kohtuotsus oli vist, ma võin eksida, aga igal juhul üle 100, kas 160 lehekülge vist. See muide ripub ka üleval internetis, igaüks saab seda lugeda. Ja ringkonnakohus leidis, et prokuratuur kasutas mitmes kohas pealt kuulatud materjali meelevaldselt. No pealt kuulamine on meil juba tavaline asi, aga seda materjali kasutati meelevaldselt ja kasutati siis erinevaid telefonisalvestusi, mis prokuröri suva kohaselt kokku monteeriti ja saavutati uus helikujund. No Meelis, sa saad väga hästi sellest aru, sa ju teed ka raadiosaateid siin, osa asju, mis ei meeldi, lõikad välja ja tuleb täiesti uus helikujund, eks ju, sa saadet teed. Vastab tõele küll, jah. Jah, et kuidas sa võtad mu intervjuu kätte? Absoluutselt, lõikan kõik välja, mis ei meeldi ja teen sellist saate, mis minule meelepärane, mitte ei kajasta siin Heimar Lengi arvamust. Ja sa võid rahulikult minu mõtted panna tagurpidi käima. Noh, ja siis ma kasutan veel sinu häält ja panen sulle hoopis uue teksti suhu, seda saab ka teha ju. Seda saab ka veel teha. Ja niimoodi muide käitus ka prokurör Pern, minu meelest tema ja tema kolleegid täpselt, kes kuidas lõikas täpselt ei tea, võeti siis erinevaid telefonikõnesid, lõigati välja need lõigud, mis oleks nagu Krachti vastased ja teine lõik võeti hoopis teise teemalisest telefonikõnest ja niimoodi saadi kujund kokku, et ta on mitte mõtsukas, vabandust, et ta on siis seal korruptant ja altkäemaksu andja ja võtja ja nii edasi. Ühesõnaga tehti kohutavalt kuidagi me peaksime hukka mõistma selle tegevuse, mis temaga on tehtud, aga mitte ainult Kersti Krachtiga, eks ju. Ja ometi ütleb meie kriminaalmenetluse seadusandlus, et jälitustegevust teostatakse Eesti Vabariigi, Eesti kodanike ning teiste riikide ja isikute julgeoleku tagamiseks, aga mitte nendega arvete klaarimiseks. Ja rahvusvaheliselt on ka see asi paika pandud, seal on kirjutatud niimoodi, mul on nüüd tsitaat, normaalses riigis ei pea aus ja seaduse kuulekas kodanik igal sammul ümber lükkama pahatahtlikke laimujutte enda kohta. Normaalses riigis kaitseb teda nii riiklik õiguskaitsesüsteem kui ka avalik meedia. No kui me tuletame meelde siin Savisaare protsessid või maadevahetuse protsessid või mis siin kõik need on olnud, meil on need 10, siis meil on otse vastupidi. Meedia mitte ei kaitse sind, ainult tembeldab sind ju kurjategijaks.
ja siin nüüd Kersti Kracht on öelnud niimoodi, ma tsiteerin tema ütlemist. Ma olin kõigeks valmis ja ma ütlen ausalt, mul oli tegelikult täiesti ükskõik, kas tuleb süüdimõistev või õigeks mõistev otsus. Sellepärast, et ma ei pea prokuratuuri ja kapot üldse mingisugusteks sellisteks ametkondadeks, kes ajavad õiglust taga. Õiglust Eesti Vabariigis taga ei aeta. Ja Kersti Kracht jätkab, hea, et on olemas veel mõningaid kohtunikke, kes pole mõjutatavad. No ütleme, kas pole mitte kohutavad sõnad ja seda ütleb nüüd ise jurist, no ikkagi tugev naine, kõvasti karjääri teinud ja no, naine, kes teab, mida ütleb. Ja ta ütleb siis niimoodi, et meil on kapo ja prokuratuur organisatsioonid, mis mitte mingil juhul inimese õiguste eest ei seisa. Ja seda kinnitas ka muide Kersti Krachti kaitsja, vandeadvokaat Oliver Nääs. No Oliver Nääs on praegu väga kuulsaks saanud ja tuletame meelde, et Oliver Nääs oli ka Edgar Savisaare protsessis, Edgar Savisaare kaitsja ja sisuliselt protsess võideti. Ja nüüd see Oliver Nääs, nüüd seoses selle Kersti Krachti selle protsessiga, ta rõhutas, et jälitustegevus on Eestis nii laialdaseks läinud, et Eesti inimesed ei julge enam isegi telefoni teel omavahel suhelda. No need on jumala õiged sõnad. Me kuuleme siin igal sammul, et ära telefonis räägi, saame kokku, arutame omavahel, et mine tea, kes sul midagi salvestab. Ja eile Kersti Kracht raadiosaates ütles huvitav asja välja, ma ei tea, kas see nüüd on õige, aga ta ütles nii, et juhtudel, vahete vahel Meelis, sul on ka, ma ei tea, on juhtunud, et telefon on käes ja telefon läheb järsku kõne ajal tuliseks käes, soojaks täitsa. See tähendab, et pealt kuulatakse või? Tähendab, kui lülitatakse sisse failid, nende julgeolekufailid, mis hakkavad sinu faile lugema, siis läheb telefon tuliseks, niimoodi väidetakse. Ma ei tea, aga niimoodi Kersti Kracht teile ütles. Ja ma hakkasin meelde kuidas? Sul on läinud või? Ma hakkasin meenutama, et tõepoolest vahel läheb räägid tavalist juttu, no tavaline jutt on ikka meil riigi kriitiline, et hinnad tõusevad ja juhid on rumalad ja nii edasi. Ja tunnen, et telefon läheb tuliseks vahete vahel. No varem läks telefon punaseks. No võib-olla see on nii jutu jätkuks. Aga kuulame nüüd, mida siis vandeadvokaat Oliver Nääs, no äärmiselt tõsine õigusteadlane ja õiguse mõistja ja inimeste kaitsja. Mida ta arvab siis olukorra kohta Eestis praegu? Ringkonnakohtu otsuse lugemisel ei saa jõuda minu arvates mitte mingisugusele teistsugusele järeldusele kui sellele, et selle asja uurimine ja süüdistuse esitamine on olnud kallutatud ning lähtus eesmärgist näha igal juhul kuritegu seal, kus seda tegelikult ilmselgelt ei olnud. Ja üks minu arvates väga oluline aspekt sellest kohtuotsusest veel, et kuna tõendeid selle altkäemaksu süüdistuse kohta ju tegelikult ei olnud, nii nagu ringkonnakohus on ka osutanud, siis omistas prokuratuur väga suurt kaalu ja täiesti ebaproportsionaalselt suurt tähendust veel sellele, et Kersti Kracht ei soovinud arutada poliitiliselt päevakajalisi teemasid telefoni teel ning prokuratuur leidis, et selline nii-öelda konspireerimine viitab siis selgelt altkäemaksulistele suhetele. Ka seda väidet analüüsis ringkonnakohus enda otsuses põhjalikult ja mitme lehekülje ulatuses ja leidis, et telefoni suhtluse vältimine oli tegelikult Kersti Krachtile omane. Tal oligi üldine hirm jälitamise ees ning NB, see oli kantud tema enda elulistest kogemustest. See oli ringkonnakohtu hinnangul täiesti mõistlik ja tavapärane suhtumine ning ei viidanud mitte kuidagi korruptiivse suhte olemasolule. Ja see on väga tähelepanuväärne aspekt sellest kohtuotsusest, sest me oleme täna jõudnud enda ühiskonnaga kuidagi sellesse punkti, kus päris paljud avalikus elus osalevad inimesed ei soovigi asju arutada telefoni teel. Ka täiesti õiguspäraselt käituvad inimesed eelistavad vahetuid kohtumisi ja eelistavad krüpteeritud suhtlusvahendeid ja seda sellepärast, et nad ei soovi lugeda toimikust või leheveergudelt enda isiklikke vestlusi, millel tihtipeale ei ole kriminaalasjaga mitte mingisugust pistmist. Ja sinna punkti me olemegi ju paljuski jõudnud just tänu õiguskaitseorganite poolse võrdlemise massilise jälitustegevuse kui ka sideandmete järjepideva õigusvastase kasutamise tulemusena. Ja seetõttu ongi ühiskonnal kadumas usaldus õiguskaitseorganite tegevuse vastu. Ja see olukord on ka mõnes mõttes paradoksaalne,
sest sellist õiguskaitseorganite endi poolt tekitatud hirmu kasutatakse nende samade õiguskaitseorganite poolt väga kergekäeliselt kui asjaolu, millele rajada isikule esitatav süüdistus, nii nagu see Kersti Krachti puhul ka juhtus. Aga mul on väga hea meel, et ringkonnakohus näitas siin külma pead ja kainet mõistust ning lükkas sellise käsitluse täiesti selge sõnaga tagasi. Nii et väga julged kohtunikud ja väga julged advokaadid, kes julgevad tulla ja avalikkuse ees neid asju rääkida ja tunnistada neid vigu. Ja EKRE esimees samal pressikonverentsil, siis EKRE esimees Martin Helme ütles, et Krachti vastased süüdistused olid kuritarvitamine ja poliitiline tagakiusamine. Nii et meil on siis ka poliitiline tagakiusamine nüüd avalikult välja öeldud ja justiitskuritarvitamine ehk siis justiitskuriteod. Ja selle, ma räägin, tsitaat on Martin Helme poolt, selle kaasuse abil kukutati Eesti kõigi aegade parim Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsus, et pukki lükata katastroof nimega Kaja Kallas. Need olid Helme sõnad jutumärkides tsitaadina ja Helme rääkis ka seda veel ja tunnistas seal, kuidas tema enda ministri töökabinetis jälgiti teda vahet pidamata. No ma tuletan meelde, et ka Edgar Savisaar omal ajal, kui ta oli veel linnapea, siis ühel päeval leiutati ja võeti seina vahelt välja seal 10 mikrofone ja väikseid kaameraid, mis olid kõik linnapea kabinetti üles pandud. Ja siis selle peale meedia pahandas Edgari peale, et lõhub linnavalitsuse seinu, ma mäletan. Ja nüüd laia silmaringiga poliitik, siis Martin Helme meenutas Rooma riigi ajalugu, kus samamoodi kui meie õiguskaitseorganid suunasid poliitikute tegevust ja seda tegid tol ajal, neid nimetati pretoriaanideks, ehk no ütleme meie salapolitsei või kaitsepolitsei. Ja nemad suunasid võimuvõitlust ja nad suunasid seda nii, et isegi keisrid kartsid neid mehi, kes olid pretoriaanid siis. Ja kui need pretoriaanid vihale aeti, siis võidi ka valitsusi ja keisrid vahetada. No aastal 312 meie aja järgi, 312 saatis keiser Konstantinus Suur need väeosad laiali, aga Rooma riik oli juba alustanud allakäiguspiraali ja tänu nendele on paljud ajaloolased kirjutanud, palju tänu pretoriaanidele Rooma riik lakkaski lõpuks olemast ja sellist saatust muide ennustavad praegu ka mitmed õigusteadlased Eestis. Kuulame, mida ütles ajaloolisel pressikonverentsil EKRE esimees Martin Helme. Et mind ministrina kuulati pealt praktiliselt kogu selle aja, kui ma olin minister. Mul oli kabinetis ekraani sisse pandud lutikas, mis sel päeval, kui Kersti vahistati, tuli üks tehnikaosakonna poiss ja viis selle ekraani minema. Ütles, et sul on uut ekraani vaja. Ma ütlesin, et ma ei teadnudki. Ja terve mu ministri kabinet oli 24/7 pealt kuulatav. Kõik mu telefonikõned, kõikide mu nõunikega olid, kohtust tuleb välja. Iga viimane kui sõna. Kõik mu meilid, mis ma tegin, nii erameiliboksist kui siis ministeeriumi meiliboksist, kõik olid prokuratuuril ja kapol jooksid sisse. Mitte 21. aastal, vaid põhimõtteliselt enam-vähem kohe, kui ma ministriks sain. Ja mitte keegi ei vastuta. Mitte keegi ei vastuta. Kas keegi on jäänud töökohast ilma? Kas mõni prokuratuuri töötaja, mõni prokurör on pidanud saama kriminaalsüüdistuse selle eest, et nad võimu kuritarvitavad, et nad võltsivad tõendeid, et nad valetavad kohtule. Mitte keegi ei ole vastutanud, mitte keegi ei ole isegi tööst ilma jäänud. No jätame Parmase kõrvale, kellele ametit ei pikendatud, aga kedagi ei ole karistatud, et see ei ole võimalik. Ja kui kedagi ei karistata, siis on ju järeldus lihtne, siis võib veel teha, siis võib jälle teha, siis võib kõigile teha. Et see vajab poliitilist vastust, see vajab poliitilist lahendamist. Mina ei näe võimalust, et tänane prokuratuur saab jätkata ilma absoluutselt põhjalike reformideta. Absoluutselt põhjalike reformideta. Nii selles osas, mida nad teha tohivad, kui selles osas, kes seal edasi saavad töötada. Sama, mis rääkis Oliver Nääs selle kohta, et mida peab kapo tegema. Kapolt need õigused, mis neil praegu on, kus on segatud ära julgeoleku tagamine ja sisuliselt siis kriminaalasjadega tegelemine, need tuleb uuesti lahku lüüa. Sest meil on olemas põhimõtteliselt pretoriaanide prefektuur, kes vahetab, toob võimule keisreid ja kukutab neid, kui nägu enam ei meeldi. See on see.
Ja kui keegi teist ajalugu teab, siis see asi läks väga kiiresti väga hapuks. Rooma impeerium kukkus pretoriaanide prefektuuri tõttu. Nii et selles mõttes sellega tuleb midagi teha ennem, kui me lõplikult ilma ei jää oma põhiseaduslikest vabadustest, õigustest ja kaitsetest. Ajaloolised sõnad, mida ütles Martin Helme, ja ma tuletan meelde veel ajaloolisi sõnu ühe mehe suust, kes oli meil kaitseväe juhataja, see oli kindral Einseln. Ja mina tegin temaga intervjuu Nõmme raadios omal ajal, mul ei tule see aasta nüüd meelde enne tema tagasiastumist, mahavõtmist. Ja selles raadiointervjuus see fail peaks praegu veel alles olema seal arhiivis. Seal tähendab siis kindral Einseln rääkis pikalt korruptsioonist kogu maailmas ja eriti Lõuna-Koreas seal, mis siiamaani kestab neil seal. Ja ta ütles niimoodi, ajaloolised sõnad olid umbes nii, ma mälu järgi kordan neid ja kindral Einseln, ise Vietnami sõjas käinud Ameerikas, väga austatud inimene ja oli ka väga austatud, kui Arnold Rüütel ta siia kutsus, aga Lennart Merile ta ei meeldinud ja meie nende võimu muutjatega ja mänguritega ta ka kokku ei sobinud ja ta ütles mulle ajaloolised sõnad, et Eesti riigi hukutab korruptsioon. Need olid tema sõnad palju aastaid tagasi. Praegu me oleme sinna umbes jõudnud. Aga nüüd Krahti juhtum oli siis ajal 2020-2021 läks lahti see kõik 20. lõpul ja siis lõpetas see Kersti Krahti juhtum, lõpetas siis Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsuse. Ja öösel kella 1:30 paiku teatas peaminister Ratas Keskerakonna fraktsioonile Toompea Valges saalis valitsuse laiali saatmisest. Ajakirjanikud lasti ka kohe sisse, aga ta teatas seda meediale, kuid oma koalitsioonikaaslasele Martin Helmele, kes oli rahandusminister Ratase kabinetis, ta ei helistanud ja ütles, et ta ei tahtnud noormehe und segada. Ja hommikul siis Martin Helme ärkas üles, hakkab tööle minema rahandusminister ja kuuleb raadiost, et enam valitsust ei olegi, pole kuhugi minna. Ja muidugi peapõhjus oli selle valitsuse lõpetamisel see, et hommikul pidi Riigikogu saalis algama hääletus abielureferendumi korraldamiseks Eestis. Mäletate, me siin vaidlesime kõvasti mees ja naine või kas 2 meest ja 2 naist või võivad ka abielu teha kokku ja lahti ja mis seal kõik oli. Ja seda referendumit mitte kuidagi Euroopa Liit ei tahtnud näha ega kuulda ja midagi muud ei leitud paremaks, kui siis lasta valitsus laiali, et Riigikogu saalis referendumi korraldamise kohta hääletust ei tulnud. Aga rahva hääletusele taheti panna küsimus, see on nüüd täpselt formuleering, kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. Ja siis jõustruktuurid suutsid selle Euroliidu juhtide meeleheaks ära hoida selle referendumi otsuse vastuvõtmise ja Riigiprokuratuur ja kaitsepolitseid tulid päev enne referendumi finaalmängu, siis kui see referendum pidi olema vastu õhtut, tulid siis välja pommiga, mis lõigi kogu poliitilise maastiku sassi. Midagi muud ei olnud, kui tuli leida üks kohtuprotsess ja Keskerakond sai kuriteo kahtlustuse altkäemaksu võtmises seoses Porto Franco arendusega, millele valitsus oli kahtlaselt hea koroonalaenu andnud millegipärast ja kahtlustuse said ka Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, ärimees Hillar Teder ja rahandusminister siis Martin Helme nõunik Kersti Kracht. Ja peaminister Jüri Ratas astus siis öösel tagasi ning Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus kukkus. Kuigi hommikul oli EKRE veel kindel, et sama koalitsioon võiks jätkata, aga teises vormis, et vahetame kedagi välja, aga Keskerakond oli juba oma endistele partneritele noa selga löönud ja tegi kokkuleppe Reformierakonnaga, mille esimehest siis või Kaja Kallasest sai Eesti esimene naispeaminister. Ja nii sellise suure jõuga siis süvariigi õiguskaitseorganid tegutsesid ja nüüd ma võtan välja
võtan välja või laua peal on mul siis Meelis raamat, mida sa peaksid kindlasti läbi lugema. See on Sündikaat 2, see nüüd alles ilmus, see on rahva lemmikraamat. Ja seal on kirjutatud selle kohta, see on nüüd kõik mõistukõnes on see raamat tehtud. Selle autor on ka, ei tea, tema pseudonüüm on Ronald Tamm. See on politsei põnevik ja nüüd ongi siis talv 2020 ja tsitaat ma loen ette. Siin Ratas on nimetatud Ketaseks, ratta nimi on Ketas. Ja nüüd on niimoodi, Kivi on siis tema nõunik seal Toompeal ja nüüd Ratas tuleb suure vihase häälega, jookseb oma kabinetti juurde, kus siis tema nõunik ees seisab ja nüüd on tsitaat sellest raamatust Sündikaat number 2, kuulake tsitaati. Kivi, mis kuradi riigipöörete mulle siin korraldate? Täitsa segi olete läinud või? Küsis peaminister Ketas tema kabinetti sisenenud riigisekretär Kivilt. Härra peaminister, ma saan aru, et te tulete Toompuiestelt Kapost, kus teile tutvustati ühte audiosalvestist, mis saadi korruptsiooni ennetamiseks alustatud kriminaalmenetluse raames. Ma olen kursis selle audiosalvestise sisuga ja ma mõistan, et see on teile väga ebameeldiv tunnistus ja muudab teie emotsioone, vastas Kivi. Ja nüüd edasi tuleb lauda, sa Kivi mine peesse ja räägi mulle asjast. Mis on kogu selle tsirkuse eesmärk? Vaat selline olukord oli siis selle protsessi ajal Toompeal ja siis valitsus lendas ja seal oli niimoodi, et see raamatus Sündikaat 2 kirjutatakse veel vestlust ka Kapo kummist toas, kus Kapo juht Sinisalu laseb Ratasel temale endale varju heitva siis pealt kuulatud telefonikõne lindistusi kuulata. Nii et Ratasele mängiti selle õhtul ette mingisuguse salajasi lindistusi, mis teda ja tema perekonda siis nähtavasti väga halvas valguses näitasid, ei tea, mis asjad seal olid siis ja Ratasele anti siis võimalus, kas valitsus läheb laiali ja Ratas ise lähete Brüsselisse või alustatakse korruptsiooni uurimist peaministri enda suhtes. Selline oli olukord. Ja muide Kersti Kracht tõi oma enda elukogemuse välja sellel pressikonverentsil ja võrdles tänapäeva jõustruktuure nõukogude aegsetega ja jõudis järeldusele, et nad paneb naerma üsna sarnased. Nii et Kapo ja KGB on üsna sarnaste reeglite järgi töötanud. No eks ta ole omas kohas ka loomulik, sest salaluure töötab alati ikka kogu maailmas ühesuguste reeglite järgi. Kuulame, mida Kersti Kracht ütles KGB kohta sellest ajast, kui Kersti ise töötas Viru hotellis. Minu teadmised pärinevad aastast 1973. Minu esimene töökoht oli hotell Viru ja hotell Virus oli nii KGB kui ka eriteenistus. Eriteenistuse juht oli Priit Kelder, kes hiljem oli Interpoli juht, Eesti Interpoli juht. Ja Priit Kelderil oli meist noortest tüdrukutest kahju, kes me seal hotellis töötasime ja õpetas, kuidas ära tunda KGB-lasi. Ja see muuseas, need teadmised kehtivad tänase päevani. Need julgeolekuasutuste nii-öelda jälitajad teevad täpselt samasuguseid vigu ja nad on äratuntavad kui need, keda tegid seal KGB-lased Viru hotellis ja väljaspool seda hotelli. No niimoodi võtke huvitavad väljaütlemised ja meenutused isegi ja see nüüd see kõnealune protsess ja see pressikonverents kinnitavad veel kord meile siis kahjuks, et jõustruktuurid ja õiguskaitseorganid sekkuvad Eestis liialt poliitikasse, et me oleme tõesti süvariigiks saanud. Nüüd muide seda juba peavoolu meediaga on mitmel korral tunnistanud. Postimehes isegi ilmus üle 2 lehe suur teemalised leheküljed 2 küljel, siis mis olidki pühendatud süvariigile. Ja Porto Franco ja Kersti Krachti protsessi oli vaja, et lõpetada Jüri Ratase valitsus, mille tulemusena jäi siis ära ka abielu referendum. Et selline on siis see lühikokkuvõte sellest protsessist ja asjast ja kuidas need asjad kulgesid. No detail on muidugi palju, kõike ei jõua rääkida, aga kuulame veel korras Kersti Krachti ennast. Ta juhib korduvalt tähelepanu sellele peale, kuidas moodi meil siis Kapo töötab. Ja koos Objektiivi peatoimetaja Markus Järviga arutas ta seda ka ühes Objektiivi saates. Kuulame seda lõiku ka veel Kersti Krachtilt. Ja muuseas, ma tooksin siia ühe näite, kui me räägime, et prokuratuur ei sekku poliitikasse.
peale seda, kui Kaaposse uurimisasutus 1. juulil 2004, siis praktiliselt kohe hakati tegelema Rahvaliiduga. Praktiliselt kohe. Ja aasta pärast läks lahti ametlikult maadevahetuse protsess, ehk siis 2005. aastal. See on otsene poliitikasse sekkumine. Ja Kaapo ju tegutseb koos, ühesõnaga nemad on uurimisorgan, ta ju tegutseb koos prokuratuuriga. Ehk siis, kuidas me saame rääkida, et nad ei sekku poliitikasse? Kuidas? See, mis on tehtud Keskerakonnaga, kuidas nad ei sekku? Kogu aeg sekkuvad ju. Ükskõik see sama, see on ju puhas, ühesõnaga, ükskõik on see justiitspööre, on see riigipööre, ühesõnaga, fakt on see, et valitsus vahetus. Kui oleks olnud niimoodi, no ja mis siis, et üks nõunik sai kahtlustuse? No mis siis on? Valitsus oleks võinud edasi minna. Mis tegelikult oli? Kuidas Jüri Ratas saab rääkida, et krahti pärast ei juhtunud seal midagi, mis teile rääkis? Loomulikult. Miks on vaja valetada? Sa oled endine peaminister, sa oled täna Europarlamendis. Kuidas sa julged valetada? Jooksis koos ringi seal Sinisalu ja Parmasega ja pea laiale otsas ei teadnud, mida teha. Astume tagasi ja ma ei tea, teine ringi jooksi oli Mailis Reps. No kuulge, see inetu on lihtsalt. Sa oled olnud peaminister, ära siis üldse räägi midagi. Mul on lihtsalt tõesti häbi niisugust inimeste eest, kes on veel Eesti riiki juhtinud, täna istuvad Euroopa Parlamendis. No siin tuleb öelda veel nüüd lõpetusega seda, et see, mis me täna siin, millest me rääkisime ja Kersti Krahti protsess nõnda nimetatud, on nüüd äravahetamiseni sarnane Edgar Savisaare protsessiga. Täpselt samad meetodid, täpselt samasugused süüdistused, millel ei olnud mingisugust alust, mis lõpuks kokku kukkusid ja millest mitmed prokurörid taandasid ennast ja kohtunikud vahetasid ja protsess kestis üle 6 aasta, inimene sandist sisuliselt Edgar Savisaar nende protsesside lõpuks isegi hääbus ja lahkus meie seast, sest inimene ei suuda nii kaua vastu pidada. Ja kõik need tema vastused süüdistused osutusid tegelikult lõpuks kõik valedeks, sellepärast, et neid keegi ei suutnud midagi tõestada. Ja nagu Savisaar kohe protsessi alguses ütles, ma olen puhas kui prillikivi, mis te siin aega raiskate. Ärge tulge kirvega kurge püüdma, nagu ta ütles veel. Ja Savisaare protsessi kohta ütles näiteks, ma võtan lahti, mul on siin raamat Kohtukõne, ehk kuidas ma ennast Eesti õigussüsteemist lahti haakisin, see on Edgar Savisaare kirjutatud, väike raamat oma kohtuprotsessi kohta, vähe levinud, Linnar Priimägi seda toimetas, seda raamatut, ja siin on selgelt öeldud nüüd üks väike lõik sellest raamatust. Ja nüüd Savisaar ütleb, on küsitud, kas see kohus oli selleks, et mind kiiremini maamulda sängitada, ehk teiste sõnadega, kas see protsess mõjus ka minu tervisele. Imelik, kui ei oleks mõjunud. Muidugi maksin terve kohtuasja eest oma eluaastatega, kuigi praegu veel olen elus, ütles Savisaar. Tegelikult teda kohtuprotsessi tulemusena sandistati. Ja et mitte kahelda siis Savisaare sõnades, kellele Savisaar ei meeldi, siis sama ütles välja ka Jüri Mõis, Isamaa liitlane tol ajal, isamaalane. Ma tsiteerin Jüri Mõisa arvamust. Selle kampaania käigus sai rohkem kui minu sisetunne kinnitust, et Savisaare protsess oli sulaselge invaliidi väärkohtlemine. Nii et ühe sõnaga isegi nüüd tuleb välja, juba hakkame rääkima, et kohtuprotsessiga tapetakse Eestis inimesi. Ja selline oli siis nüüd tänase saate, ütleme see teema meil, loodame, et tehakse suuri järeldusi ja Kapo ja prokuratuuri need töömeetodid lähevad siis luubi alla võetakse või ma ei tea, kas võetakse või mitte. Igal juhul suuri muutusi on oodata.
ja jääme siis ootama, kes ja kuidas hakatakse siis meie seda süvariiki remontima, et Eestis saaks ikka lõpuks üks aus ja õiglane riik. Praegu on küll selline tunne, et need 35 aastat taas iseseisvumisest on küll määritud, ma ei tea, sadade skandaalidega ja selliste õigusprotsessidega, mis kõik esitavad sadu küsimusi ja kümneid inimesi on sandistatud ja elud rikutud. Loodame, et nüüd läheb paremaks. Ja tuletan ikka meelde, nagu me nende saadete lõpus oleme teinud, et e-valimised on kuradist ja saatanast, nagu öeldi. Et e-valimised tuleb Eestis peatada või lõpetada. No saab näha, kuidas seekord läheb. Igal juhul me oleme e-valimistele väga vastu. Et selliste mõtetega me tänase saate siis lõpetame ja loodame, et Kersti Krachti uskumatu pöörde võtnud kohtuasi peaks saama tõsise õigusrevolutsiooni stardipauguks. Aga et on kevad ja et on maikuu ja siis selle puhul me kuulame eestlaste ühte populaarsemat maikuu laulu Maikuu o Toomepuu. Sellega, mäletate isegi, Jüri Toomepuu tuli ju, sellega sai Eesti parlamendi liikmeks, seda laulu mängiti kogu aeg, kui tal oli see valimiskampaania siin. See oli esimene Riigikogu koosseis minu meelest. Ja kuulame seda maikuu suur Toomepuu laulu, aga seekord mitte eesti keeles, vaid kuulame teda originaalis. Originaalis tuli see laul välja 1954. aasta kevadel suure super sellise nii-öelda reklaamikampaania tulemusena sai väga populaarseks ja selle laulu esitas Macquarie Sisters, aga inglise keeles on hoopis mitte Toomepuu, vaid on maikuu, mitte maikuu, vaid männipuu. Kuulame siis maikuu laulu Pine Tree ja aasta on 1954 ja ilus kevadine laul O männipuu, O männipuu, O Toomepuu, O Toomepuu.